siin on nüüd üks küsimus, mis on siis sidemete lepingute kohta, hingesugulaste kohta, hingelepingute kohta, millele ma lubasin juba ammu vastata hingesugulaste kohta, nii et täna räägime siis sellel teemal. Ja ma loen selle küsimuse siit praegu ette, et siin on mitmeid nüansse, et siis lihtsalt kuulake ja tunneta, kuidas see sind puudutab ja võid ka loomulikult kommenteerida. Nii, mind huvitab selline teema nagu sidemed, lepingud ja kõik selline, mis on inimeste vahel. Kas neid saab kõike muuta ja lõpetada ka nii, et näiteks inimene, kes enne oli ülimalt oluline, ei oma enam mingit tähtsust? Ma kuulasin ühte loengut ja seal räägiti, et teatud inimestega, kellel meil on teatud lepingud, eelmiste elude kogemused ja igasugused sellised asjad, mis meid seovad, hingesugulased kaksikleegid, et nendega ei saa me olukorda muuta. Et armastus, side jääb, kas me tahame või mitte ja et keegi teine sellisele levelile ei saa. Ma natukene siis räägin siit, paneme tähele seda kindlasti, et meil kõikidel on oma uskusüsteem ja energiate tegijad ka siis, et kust mingi info võetakse, on siis erinevad allikad. Mina siis tavaliselt kanaldan otseallikast. Vahel jäävad siis mingid asjad kusagilt teiste poolt räägitust meelde või mida ma siis edasi kuidagi annan, aga üldiselt ma katsun alati väga ise tunnetada, tajuda, vaadata, mis toimub. Ja süvenesin siis uuesti sellesse hingesugulase teemasse ja no midagi ei ole teha, vaatan mina ükskõik kust nurgast tahes, siis natukene inimesed mõistavad seda valesti ja on selle hingesugulase teema siis võtnud oma uskumuste süsteemi ilma aru saamata, mida see nüüd siis üleüldse tähendab. Nii et sa võid mulle ka siia kommenteerida, kes on sinu meelest hingesugulane, et ma kohe tahaks kuulda. Ja kes vaatavad seda järgi ka, ole hea, palun kommenteeri, kes on sinu meelest hingesugulane. Et täitsa huvitav on kuulda. Ja tere, kes on liitunud alles nüüd. Sest et mul on selline tunne, et nagu osad inimesed muud ei teegi oma elus, kui otsivad siis oma seda hingesugulast. Ja polegi aru saama, kes see selline on. Ja sellega, kui me otsime hingesugulast ja me täpselt ei saa aru, mida see siis tähendab, me võime luua endale päris hullu blokeeringu ja meie elu läheb niimoodi, nagu me otsime või siis noorpõlv läheb niimoodi, et me otsime kedagi, keda on siis raske leida või keda on täiesti võimatu leida. Ja see võib tekitada siis sellise olukorra, et sa tormad näiteks suhtesse ja kogu aeg otsid seda hingesugulast. Ja leiad siis endale kedagi, tekivad tunded või keegi tunneb su vastu huvi, siis sul on esimene tunne kohe, nii, tema tuli mu ellu, tema ongi minu hingesugulane. Olenemata sellest, kas see siis nii on, kohe räägime sellest ka, kuidas see siis liigub. Ja see inimene, kes muudkui otsib seda hingesugulast, seal võib tekkida siis see, et sõbrad võib-olla on märganud, et on tutvusringkonnas keegi, võib-olla sina oled ise märganud, et keegi ütleb, see on minu hingesugulane. Siis tal on üks kaaslane ja natukese aja pärast on järgmine kaaslane see hingesugulane ja järgmine kaaslane see hingesugulane. Nii et alguses on siis natuke see eufooria, et inimene tunneb vastu huvi ja kõik on niimoodi lilleline, natukene hakkavad juba liblikad lendama. Siis ma räägin kõigile, vot see ongi mu hingesugulane, et ma olen teda nii kaua otsinud, kuniks hakkavad siis välja hüppama mingisugused triggerid, mingisugused probleemid, mingisugused õppetunnid. Ja siis tuleb pähe mõte, see ei ole küll minu hingesugulane. Ja ma pean põgenema ja ma pean uuesti minema kohe otsima, sest ma pean ju kindlasti leidma oma hingesugulase ja alustama otsast peale. See on siis see variant, kus me otsime seda printsi valgel hobusel, kes tuleb ja päästab mind ära. Mina ise oma nooruspõlves
olin täpselt see, kes otsis ja ootas oma printsi valgel hobusel, kes tuleb ja päästab mind kogu minu hädast ja viletsusest ja teeb mind õnnelikuks ja kõik muud sellised asjad. Nii et kuidas on, kes on sinu jaoks hingesugulane? Võid kirjutada. Ma natukene ootan, kas keegi tahab kommenteerida sellel teemal. Kui ei taha, on ka okei. Sest üldiselt siis hingesugulaseks, mida ma olen märganud, peetakse siis sellist inimest, kes nagu mõistab sind 100%, hoolib sinust ja teeb sinust õnneliku inimese, hoiab sind või kannab siis lausa kätel. Ja see on selline tunne, nagu te olete ainult teineteise jaoks, vaatate siis üksteisele silma ja kõnnite siis päikeseloojangu poole. See on siis meie uskumussüsteemi loodud illusioon ja läheb siis jälle sinna kategooriasse, et meie põhiuskumused, fundamentuskumused on paigast ära. Ehk sul on tunne, et keegi teine juhib sinu elu, keegi väline peab tulema ja tegema sind õnnelikuks. Paraku see nii mitte kunagi ei juhtu. Ja suhted on meil siis alati õppetunnid, mida me õpime ja mitte keegi siis väljaspoolt ei saa teha meid õnnelikuks. Nii et kui me nüüd vaatame seda küsimust, et kas kõike saab muuta, lõpetada ja kõike seda, siis on tõepoolest meil lepingud. Ütleme nii, ma ei tahaks isegi nimetada seda lepinguteks. Ma ütleks, et see on kokkulepe. Kuna ma olen seda teemat hästi palju just vaadanud, mis toimub enne meie sündihingedega, siis seal on huvitav. Seal sõlmitakse siis sisuliselt kokkuleppeid ja need kokkulepped on sõlmitud siis enne sündimist ja ei ole siis ainult ka suhete osas, on siis ka elukogemused, sündmused, olud, mis su elus hakkavad toimuma. Nii et sa paned endale paika, mida sa hakkad siin elus õppima. Nii et sa oled valinud endale iga kogemuse, et õppida ja kasvada. Ja need inimesed, kellega sa oled sõlminud selle kokkuleppe, tulevad su ellu ja teil on omavahel midagi õppida, õpetada teineteisele. Ja need on siis need õppetunnid, mis välja tulevad. Ja ütleme niimoodi, et see hingesugulane, ma ei taha ikka teda päris ka võib-olla niimoodi nimetada, aga no nimetame hingesugulaseks, on siis keegi, kellega koos sina midagi õpid. Aga ükskõik mis asi see siis on, mida sina õpid, siis sul on alati võimalus mitte üldse suhelda, tegeleda, õppida, sest inimestena, siin inimkehastuses, meil on alati vaba tahe. Alati. Kui ma näiteks otsustan, et ma selles kehastuses, ma ei suuda selle inimesega olla, ma ei taha üldse mitte midagi teada, ma ei taha süvenedagi, mis see õppetund on, siis ma lihtsalt ei suhtle temaga. Siis võib juhtuda nii, et ma tulen järgmisesse kehastusse, meil jäi selle inimesega midagi pooleli ja ma jätkan sealt. Üldiselt mina leian, et kõige ägedam on õppetunnid ära õppida ehk saada aru, mida mingi asi meile räägib ja seda eriti, mis siis puudutab suhteid. Ühed tavalisemad suhteõppetunnid on siiski see, et sa õpid ennast väärtustama, ennast armastama ja austama. Ja et see fookus oled sina, see keskus oled sina. Mitte keegi väljaspoolt ei saa sind õnnelikuks teha. Ja mul on nii kahju jälgida, kui mõni ütleb, oleme niimoodi kokku loodud ja veel kõige huvitavam teemad on mingisugused kaksikleegid ja mingisugused sellised asjad, et ja mina kahjuks loomulikult, kui teil on teised coachid, kes räägivad teist asja, ja, aga mina sellist asja ei näe, et sa pead kellegi külge klammerduma ja et sul ei ole kusagilt võimalik välja tulla, mis on näiteks väga-väga mürgine suhe. See on lihtsalt puhas sinu õppetund ja kui sul on seal ümber vabandused, miks sa kellegiga koos oled,
kui selles on midagigi halba sinu jaoks, siis on see lihtsalt see, et sa tood endale need põhjused, et miks mitte ennast näiteks väärtustada või vaadata, mis on selle õppetunni taga. Nii ma vaatan korra, mis te kirjutate. Silja kirjutab, ei ole ise selle peale kunagi mõelnud, aga otsinud sellist inimest, aga olen kuulnud küll, et inimesed sellest räägivad ja otsivad. Ja seal, kes on otsijad, et nemad võivadki otsima jääda, et see on ka selline omamoodi õppimine, et kas sa leiad ennast üles, on selle õppetunni koht. Kas ma loon suhet oma kaksikleegiga, lõpetasin suhte hingesugulasega, see on nüüd täpselt see, et ma selle kaksikleegi teemasid jätaks, sest see on minu arust järgmine level nagu sellest, mida me tahame, et väljaspoolt mingi asi meid mõjutab. Ja mina kahjuks ei suuda kuskilt otsast näha, et meie hing võiks olla 2 löödud. Ma tõesti ei suuda seda isegi kuskilt otsast leida, et enda terviklikkust, oma hinge terviklikkust ma ei suuda näha, et ma peaksin seda kellega jagama, aga seda on nii palju tambitud ja tõesti on sellest raamatuid ja kõike ja et see on see, mis inimeste uskumussüsteem teeb ja ka täiskasvanu eas me võime võtta mingisuguseid uskumusi, aga see nii on. Kui sinul on teisiti, see on okei, ära anna hinnanguid, aga lihtsalt mina ei suuda energeetiliselt ja energiasseoliseid asju näha. Hingesugulane on see, kellega koos on hingerahu, kes toetab, kellega võib kas või vaikides koos hea olla. Ja ainult siin peab tähele panema seda, et sul ei ole mitte kunagi kellegiga koos hea, kui sul ei ole ise endaga hea. Sest võib-olla mõni inimene tõesti on, kes on sinuga koos õppetunnil, siis sa lõpuks õpid midagi ära, saad millestki aru, nagu kõik matsti sujub paika, aga see on sinu sees. Ja siis sul võib olla tunne, et vot selle inimesega koos olles mul on rahu. Tegelikult see rahu on sinu sees ka teistel tasanditel, isegi kui see inimene su kõrval ei ole, et sa oled selle rahu enda sees üles leidnud. Ma loodan, et see on arusaadav. Sest sul ei saa olla vaikides mitte kellegi teisega hea, kui sul ei ole endaga hea. Et seda ei tee see teine inimene, seda teed sina. Ja seal on siis mingi õppimise koht, mis on ära õpitud. Väga hästi, ma näengi suhteid ka õppetunde, suurepärane. See, kus ma ise olen ja kuidas ma teistesse suhtun. Absoluutselt. Kas suhted peaksid olema kerguses, kui seal on igasuguseid takistusi, siis pigem pole minu jaoks. Siin on nüüd 2 poolt. Kuna suhted on õppetunnid, siis saame aru, et need ei saa olla mingis konstantses kerguses või alguses kerguses või et seal on mingid kohad, millest sa pead aru saama. No ma toon kas või enda näitel, eks ole, ma olen sellest vist ka mitu korda rääkinud, et abikaasaga mul, keda ma tõesti väga armastan ja tema armastab mind ja meie teekond on olnud väga, ütleme niimoodi, konarlik. Siis väga palju aastaid enne seda, kui ma energiatööd ei teinud, siis minus oli niivõrd palju ebakindlust ja seda klammerdumist ja armukadedust, sest mul oli alateadlik hirm, millest ma aru ei saanud. Ma kartsin kogu aeg, et ma ei ole tema jaoks küllalt hea ja ta jätab minu maha. Kuigi sellest ei olnud mitte ainumatki märki, aga mina otsisin neid märke igalt poolt. Ja kuna minu abikaasa sellist teemat üldse ei kannata, siis saate ju aru, et selline asi tekitab konflikte. Sest mu abikaasa on hästi konfliktne, ta ei kannata konflikti üldse, ta läheb kohe lukku täielikult. Ja kui mina siis seal, et kui sa olid 5 minutit kuskil kauem, siis oli juba maailma lõpp ja kõik need asjad käes, siis see lihtsalt tekitas meie suhtesse hästi palju jama. Kui mina nüüd ei oleks hakanud iseendaga tegelema, siis see tõenäosus selles suhtes oleks olnud üsna suur, et me lähme lahku. Aga mina hakkasin iseendaga tegelema ja siis tema jäi suvamulli vaatama, mis toimub. Ja meie suhe, vot nüüd ongi see, et meil on vaikides koos hea olla ja meil on hingerahu. Temal on hingerahu, minul on hingerahu.
sest tema oli tulnud mulle õpetama teatud suuri asju ja temal on olnud hästi suured asjad ka, millest ta on tulnud mind toetama sellesse kehastusse ja näitama mulle teatud asju. Aga kui nüüd sina tegeled endaga, mõistad enda väärtust ja oled kusagil suhtes kinni, kus sinuga käitutakse halvasti, kus näiteks sinu arengule ei tulda järele, siis peab olema ka see koht olemas, et sul on võimalik alati sellest suhtest välja astuda. Nii et sa peaksid siiski saama aru, et sa ei saa endale liiga lasta teha. Ja tihtipeale võib muidugi ka olla selles asi, sellepärast et keegi ei tee meile liiga, kui meie jaoks ei ole võimalik, et keegi saab meile liiga teha. Nii imelik, kui see ka pole. Et võib-olla sinus on siis mingisugune aspekt, mida veel vaadata, kui sa lased endaga näiteks halvasti käituda. Kui on leitud rahu endaga, siis me üldiselt leiame suhtes ka rahu. Ja leiame ka sealt siis isegi, kui meil on nagu rasked lahkuminekud, siis me juba alateadlikult ja oma intuitsiooniga saame aru, see suhe ei ole mulle õige. Sest kui me klammerdume sellesse, sest võib-olla sul on pandud ette oma hingelepingutes, siin keegi ootab mind, temal on mulle hoopis teised asjad õpetada, temaga on mul hoopis tore, et siis ma klammerdun sinna. Hästi palju oleks ju näiteks koos laste pärast, mille all kannatavad kõige rohkem lapsed, sellepärast et laps, eriti pisikesed, kes on siis veel ema energias kuni 7. eluaastani, nemad siis kogevad seda kõike. Ema võib teha igasugust sihukest nägu, et kõik on nii tore ja kõik on hästi ja säästa nagu oma lapsi, aga see ei ole säästmine. Sest emal on vaja saada tasakaal ja hingerahu. Muidu lapsed kannavad selle kõik edasi ja sealt jooksevad siis meie armsad suguvõsa mustrid. Ja kui sa ei ole oma suhteõppetunde mõistnud, siis tuleb järgmine suhe, tuleb samasugune. Või kui sul on uskumussüsteemis, et sind jäetakse kogu aeg maha, siis sind jäetakse kogu aeg maha, kuniks sa sellega tegeled ja selle omal ära muudad. Nii et kommenteerige julgelt, kui siin on küsimusi või midagi kedagi trigerdab või on selline tunne, et mis jutt see nüüd on. Nii et armas Glen Kristin. Nii et ei pea me klammerduma mitte kellegi külge. Aga üks pool on siin muidugi see, mida ma siis oma energia juhtimise programmis ka õpetan. Meil on vaja katkestada energeetilisi sidemeid ja päriselt ka. Sest me oleme kõik omavahel ühenduses. Meil nagu voolikud nende inimestega, kellega ma oma elus oleme kokku puutunud. Ja kui sina jätad nüüd mingisuguse energeetilise vooliku oma ex-mehega, siis toob see väga palju halba sulle ja ka talle. Minul oli näiteks selline lugu, et minu ex-mees hästi kaua ei leidnud pärast seda, kui me lahku läksime, mina läksin tema juurest siis ära, ei leidnud omale kaaslast ja ta oli hästi tugevalt minu küljes kinni. Ja lõpuks siis, kui me hakkasime tegema energiatööd, siis ma lasin selle sideme lahti ja ta leidis omale kaaslase ja ta elab täiesti õnnelikku elu. Ja meil võibki olla see, et me ei ole teadlikud sellest, et me oleme klammerdume kusagile. Nii et sellega tuleks siis ka kindlasti tegeleda. Nii et see ei ole niimoodi, et sul on paika pandud, vot ma olen nüüd ainult sellesse ühte inimesse armunud elu lõpuni ja kui tema läheb minu juurest ära, et siis tuleb maailma lõpp. Ei tule. See näitab seda, et sa ennast jälle ei väärtusta, ennast ei armasta, sest sellega on võimalik tegeleda. Nii minul eksiga väga tore suhe, nii tänulik sellest absoluutselt. Absoluutselt, see on üks suur asi. Aga igal juhul neid sidemeid ülitundlikel oleks siis vaja katkestada. Nii. Ja see küsimus just, et inimene, kes ennem oli ülimalt oluline, ei oma enam mingit tähtsust. Seda niimoodi päris nüüd võtta ei saa, et keegi ei oma meil mingit tähtsust. No tegelikult, kui me pikas perspektiivis vaatame, kui te mõtlete nüüd oma esimese armumise peale ja kui teil on nüüd aastaid mööda läinud, kui te ei ole nüüd päris noored inimesed,
aastaid on aastaid mööda läinud ja sul on vahepeal olnud seal suhteid või sa nüüd oled juba suhtes või abielus või ükskõik mis. Kas sa mõtled igapäevaselt oma esimese selle armumise peale, sest tol ajal võib-olla, kui sa olid armunud, siis juhtus selline lugu, et kui te läksite lahku, siis see tundus nagu maailma lõpuna. Et see oli kõige olulisem asi siis ja sa võisid aastaid veel taga nutta. Aga praegu, kuidas sul praegu on? Kas sa mõtled ta peale iga päev? Kas tundub, et sul on elus kõik metsas, et ainult see üks inimene oligi tähtis, mis näitab kohe jälle seda, et su põhiuskumused on paigast ära ehk paneel vundament. Tee see korda ja sul lõpeb ära see klammerdumine ja igatsemine ühe inimese järele, kellega sul ei ole enam ühist teekonda jagada. Nii et see tuleks siis korda teha. Nii et side, kas me tahame või mitte, see nii päris ei käi, see näitab jälle seda, et mingi muu asi juhib meid, et ikka meie reguleerime kõike seda. Jah, et mina eelistaksin seda, et saame kõiki selliseid asju muuta. Ei tundu kuidagi õiglane, et näiteks on keegi, kes ongi A ja O ja enam mitte keegi tema tasandil ei küündigi. Ja ei, see nii ei käi. See on sinu uskumussüsteemis, kui selline asi on. Kui sul see asi on, et keegi on ainus, vot see oli minu ainus armastus, ma igatsen ta järele. See on see, et sa istud minevikus, sul on seal energeetilised blokeeringud suured, mida on siis võimalik energiast puhastada absoluutselt. Näiteks väga hästi energiatöö abil. Nii et kuidas sellega on, mis teha juhul, kui selline inimene käis elust läbi, kelle puhul tõesti tundub, et mitte miski ei aita teda unustada, on ainult tema ja siis tükk tühja maad ja siis alles kõik teised ja pole ka elus kohanud kedagi, kes nii hingetäheldana armas oleks. Ei ole armastust siis enda vastu. Enesehinnang on vaja korda teha, siis lõpeb see asi ära. Aga oleks vaja olla neutraalne selle suhtes ja olla sama õnnelik kui selle inimesega koos, kuid siiani tundub, et mitte kuidagi sellist levelit kätte ei saa õnnes. See on enda loodud illusioon ja on hirmutav ja see ongi hirm. Ja siis tuleb ka tegeleda siia juurde veel hirmudega. Karin küsib, kuidas seletada ilmutust, et olen selle inimesega juba eelnevates eludes liidus olnud. Ja miks ka mitte, mina olen oma abikaasaga ka eelnevates eludes kohtunud. Et jah, siis teil on mingid asjad, mis jäid lahendamata eelmine kord, siis jätkate praegu siin. Ma soovitan kindlasti ära jätkata ja edasi liikuda või siis koos liikuda, sõltub sellest, mis asjad teil seal ajada omavahel on. Et see asjade paika panemine, ütleme nii, et vahel on pikemad ja suuremad asjad, mis on jäänud ajamata. Ja see on üsna tavaline, et meil on inimesi, kellega me oleme ammust ilma, enne ka, me ei mõtle inimesi, vaid hingi, kellega me oleme enne ka kokku puutunud. Nii, kas on sellel teemal veel küsimusi? Kas on arusaadav? Glen-Kristin, kas sa said siit oma küsimusele vastuse? Et sa ei pea sellesse teemasse sugugi mitte kinni jääma ja et see on sinu loodud uskumussüsteem praegu, mis seal alateadvuses siis toimub, nii et seda on võimalik kõik lahti lasta, katkestada, kõike teha. Võta tee, lase teha seanssi, vähemalt FFT tehnikaga käib see hästi kiiresti. Et kui sul on tunne, et sa kusagile klammerdud, siis kui selline asi toimub, siis jääb see oma elu üsna palju elamata, sest et kogu sinu õhkamine, see läheb minevikule, kogu aur on minevikule, et keegi kusagil, see igatsus, hingeigatsus kellegi järele ja mitte selles hetkes praegu elamine. Nii et küsige veel julgelt, kui on selles teemas, ma vaatan siit meil järgmised küsimused. Ja isegi
natuke võib-olla nagu mõtiskleda rohkem selle üle. Mul hakkab info tulema, siis mul need sõnad nii kiiresti, siis läheb kurk kohe. Et mõtiskleda selle üle, et kuidas mind paneb tundma see mõte, et minu hing on igavene. Kas see hirmutab sind? Kas see teeb sulle rõõmu? Kas see paneb vaatama sind asju teise pilguga? Võib-olla see aitab sind sealt minevikust ära astuda. Et see on äge. See ongi äge. Nii, ma väga vabandan. Võib-olla see aitab sind edasi selles mõttes, et sa saad aru, et nii palju ägedaid asju on teha. Sul on võimalik nii palju kasvada, mõista, õppida, sest selle pagasi sa võtad järgmisse ellu kaasa. Mis siis, et sa ei mäleta, mida sina siin tegid. Osad mäletavad, no selles mõttes ma saan ka vaadata, mis toimus eelmises, üle-eelmises. Aga sa üldiselt ju inimesed ei mäleta või ei ole teadlikud sellest. Aga kui palju, kas tahaksid võtta maksimumi sellelt elult ja võtta endaga kaasa kõik see äge ja hea, sest et inimkehastus annab meile võime tunda tundeid. Ja selle ümber siis kogu see mäng käib. Ja teha igasuguseid asju. Sest kõik näiteks süütunne on puhtalt inimese uhke looming, sest me ei sünni süütundega. Hirmud, kõik ebaratsionaalsed, pole olemaski sellega tegeleda. Ja mõelda natuke, et sa võid siin kehastuses teha kõike. Sulle on kõik võimalik, sulle on kõik saadaval, absoluutselt kõik. Kas sa hakkad tegutsema? Kas sa hakkad endast väljaspoole elama, mitte et kõik asjad mõjutavad sind? Töö mõjutab, valitsus mõjutab, ühiskond mõjutab, vanemad mõjutavad. Või sa lõpuks saad aru, et see keskus oled sina ja sina mõjutad teisi väljaspoole. Sest muidu see käib sul praegu niimoodi, et keegi ütleb sulle halvasti. Sa oled võtnud vanemate uskumused, sa oled võtnud ühiskonna uskumused, sa oled lugenud raamatut, sa oled lugenud kaksikleegist, sa oled lugenud hingesugulastest. Siis see, mida sa endast välja kirgad, ongi see ja see loob su reaalsuse. Sinu hirmud, sinu süütunded, sinu häbi. Kõik see loob sinu reaalsuse, aga seda on siis võimalik teistpidi absoluutselt pöörata. Tunded on väga huvitav indikaator ja sellepärast, et seal tekib energia kuhjumine. No üldiselt kuhjumine tekib mitmes asjas, eks ole, et sul need mõtted, siis kogu sinu energiakeha, seal need plokid, mis seal sul seisavad, kogu see tunnete maailm. Miks mitte abielluda, kokku kolida, ainult ühele truu olla? Miks mitte? Sellepärast, et sul on tore selle inimesega koos, sa oled oma õppetunni ära õppinud ja sa saad aru, et see inimene meeldib sulle. Ja sina meeldid endale. Sellepärast, et kui sa endale hakkad meeldima, siis sinus tekib selline sisemine sügav rahu. Sa ei jätka otsinguid ja sa ei otsi mingit inimest. Sisuliselt me võime ka esimese inimese, keda me siis kohtame oma teel, võtta endale elu lõpuni kaaslaseks, kui me suudame endas rahu leida. Mul on kõigiga koos tore, palun väga. Kui on kõigiga, siis ongi kõigiga. Lihtsalt tavaliselt me inimestena tahame üles ehitada kellegiga konkreetsega midagi. Pere, kodu. Ei taha sahmida erinevate inimeste vahel.
aga soovid on muidugi erinevad. Sest mina ei saa öelda, et mul oleks nüüd kõigiga koos kogu aeg tore. Eriti nende inimestega, kellega mul ei ole enne sündi kokkuleppeid, kes ei ole tulnud mulle midagi õpetama. Et siis ma nendega kogu aeg koos olla ei tahaks. Aga ongi erinevad asjad, milleni jõuda ja millal jõuda. Nii, siin oli meil veel küsimusi. Nii, Meeri küsis suhete teema. Kuidas siis ikkagi kohtuda inimesega, kellega on ka päriselt hea klapp? Kuidas manifesteerida nii, et see ka täide läheks? Hea klapp. Ühesõnaga, sa kohtud inimestega nagunii, kes on sul paika pandud enne oma sündi, et sa nendega kohtud õppima midagi. Ja hea klapp on sul inimestega siis, just ma mõtlen suhete osas, kui sa oled teinud korda oma suhte uskumused ja iseendaga su põhiuskumused on korras, et su enesehinnang on korras, siis tuleb ka see stabiilsus ja siis tuleb ka väga hea klapp. Ja manifesteerimise meisterklass oleks väga hea ka sulle, Meeri. Seal saad aru sellest, kuidas need asjad saab siis paika panna, sest sina lood seda. Ja manifesteerida ikka saab nii, et sa hoiad oma vibratsiooni, oma energiat sellel levelil, mida sa siis enda ellu soovid. Kui sa seda ei oska ja seda ei suuda teha, siis need asjad ei manifesteeru. Karin, ja kõigiga on tõusud ja mõõnad ehk õppetunnid. Ja, aga need tõusud ja mõõnad ei pea olema sellised, vaid pigem sellised. Inimene üldiselt loomult on monogaamne, soovib olla ühe inimesega koos, aga kui seal on mingisuguseid erisusi, siis peab vaatama, miks. Miks ma tahan näiteks, et mul on, ma ei tea, kui palju kaaslasi. Et seal peab selle taha vaatama. Et Meeri, ma loodan, et see vastas su küsimusele. Et endaga on vaja panna asjad klappima. Siis tuleb ka see inimene. Nii, Marju küsib. Näiteks kui mina hakkan perekonseanssi tegema ja oma energiat muutma, kas siis peale seda hakkab ka mu vanemate energia muutuma, kuigi elame erinevates maades, linnades või peaksime ikkagi selle jaoks kokku puutuma, koos olema, et ka nende energia muutuma hakkaks? Ei, absoluutselt mitte. Sellepärast, et me oleme kõikide inimestega üle planeedi seotud. Et meil ei ole mitte mingisugust vahet, kus keegi asub, nii nagu mina teen näiteks kaugseanssi, siis minu klient näiteks võib olla Austraalias. See ei oma mingisugust tähtsust, kus tema asub. Aga kui sina hakkad midagi muutma oma uskumusi, siis hakkab see perekonna muster muutuma automaatselt juba ilusasti ja sa võid märgata, et hakkavad mingisugused triggerid välja hüppama ehk siis mingisugused päästikud peres ja kindlasti mõjutab see väga palju tulevaste põlvede uskumussüsteemi. Nii et sina teed juba niivõrd palju korda ja nii suure teene siis järgmistele põlvedele. Nii et igal juhul siis see energia hakkab muutuma, kui me perekonna uskumusi hakkame muutma. Et mina näiteks olen hästi palju tööd siis teinud ja olen muutnud juba väga palju ja tänu sellele aidanud oma last tohutul määral ja see on mega suur rõõm, kui sa saad oma lapse elu palju paremasse kohta, paremasse järge. Nii, mina lasin kõigest lahti, leidsin rahu endaga, ei otsinud ega igatsenud ühegi mehe järgi ja siis ta tuli mu ellu. 8 aastat oleme armumine elanud. Just, et tavaliselt see ongi see, kui me ei otsi, me leiame selle rahu, et meil
inimesel on see, et kaaslane, tore, et on kaaslane, et noh, me võime teda siin siis selleks hingesugulaseks nimetada, aga see otsimine ei vii kunagi siis mitte kusagile. Ina kirjutab, minul on kõrval suhe, see on kestnud juba 3 aastat. Küll olen vahepeal võtnud pausi, aga jälle ühel hetkel võtame ühendust ja suhtleme jälle. Imelik on selle asja juures see, et ta on mulle põhimõtteliselt vanuse poolest poeg, aga meil on nii äge koos olla ja tunnen, kuidas ta on mulle tal on mulle palju elutöödest õpetada. Ehk et tundub, et ta on mulle õpetajaks tulnud, aga ka veidi tunnen, et kipun klammerduma. Ja siin on siis mitu kohta, et kui see on siis kõrval suhe, et sul on täitsa olemas suhe, siis on see, et mis jääb sul selles suhtes puudu, kus sa oled. Ehk mis sul jääb siis puudu suhtes iseendaga. Millest sul on puudus, et sa lähed teisest inimesest seda otsima. Ja on ka küsimus, et kas nüüd selle inimesega, kes on sul see kõrvalsuhte inimene, kas sul oleks ka vaimusilmas Inna võimalik temaga koos olla? Et kas see on ka variant, sest see vanuse teema, siin lähevad ka jälle väga sügavalt segamini kogu see uskumussüsteem, mis on ühiskonna poolt pandud, et see ei oma mingisugust tähtsust, sellepärast et klappi me võime omada ükskõik mis vanuses inimesega. Loomulikult, kui inimene on alaealine, siis on ta ikkagi laps ja sellega me ei tegele. Ja loomulikult nooremal ei saa öelda nooremal inimesel on siis sulle kindlasti ka midagi õpetada. Sest klammerdumine ei ole hea. Mida sa otsid? Et Inna just, et mida sa otsid? Et miks sa klammerdud sinna? Tihtipeale on ka kõrvalsuhe näiteks see, et meile tundub, et me ei saa kodunud seda, mida meil vaja on, ehk näitab siis jälle seda, et väljaspoolt peab midagi tegema mind paremaks, õnnelikumaks ja panema mind hästi tundma. See on jälle see, et ma mingi koha pealt ei tunne ennast hästi, ma ei tunne ennast väärtuslikuna, siis mul on see tunne, et minu mees ei näe mind väärtuslikuna ja vot ja nüüd kusagil on keegi, kes näeb mind väärtuslikuna ja lõpuks ma tahan klammerduda sinna. Ja siis ma saan jälle aru, et see nii ei lähe ja tuleb ohvri roll tagasi. Nii et suhtuuskumused ja need pooled ka kindlasti Inna siis korda teha ja vaadata sügavuti sinna. Jah, et 8 aastat armununa elanud, absoluutselt. Väga tore. Nii, ma loodan, et see küsimus sai vastuse, Marju. Et ei pea kokku puutuma, et energia muutuks siis kas su lastel. Igatsuse tunne, mis selle taga on? Igatsuse tunne on puuduse tunne sinu sees. Jälle mineviku klammerdumine, mitte olema hetkes, mitte saama aru, et sa elad siin ja praegu ja jälle, et keegi teine juhib meie elu. Ja me teeme selle teise enda elu keskpunktiks. See võib olla siis näiteks, et sa oled olnud teismeline, sul on ema või isa ära surnud ja sa oled 50-aastane ja sul on selline lein ja sa ainult mõtled ja kui mu ema ei oleks ära surnud, siis kõik oleks olnud teisiti ja nüüd ma olen selline ja kõik mu elu on sellepärast metsas. Või siis igatsus, et ma igatsen kunagise selle oma kallima järele. See on jälle see, mis paneb sulle suure blokeeringu, et sul oleks võib-olla absoluutselt tore suhe juba olemas, kui sa ei klammerduks kusagile. See on puuduse teadvus. See on nii imelik, ma olen megalt kinni ühes mehes, nüüd vähem, kuid ikka ma ei tea, mis side see küll oli või on. Siin ongi see, et mida see inimene on tulnud sulle õpetama. Miks sa temas kinni oled? Et siin on automaatkirjutamise koht, automaatkirjutamise kursus näiteks võtta ja teha endal selgeks, miks ma selles inimeses kinni olen. Mida tema minu meelest mulle annab või mis temas on. Inna kirjutab, see pole kindlasti võimalik, et temaga päriselt koos olla. Ei oskagi öelda, miks klammerdun.
Aga see on ikka jah, et oma abielus jääb puudu millestki, jääb puudu suhtes iseendaga. Just. Sest see stabiliseerub ära hinna, mida rohkem sa ennast stabiilseks saad. Ja siis sul on võimalik ka sellest kõrvalsuhtest kergesti lahti lasta ja olla tänulik nende asjadest, mida see inimene sulle on õpetanud. Ja samas vaadata ka, mis on abielus sellist. Kas pead seal üldse olema või siis pigem mitte. Et see selgus tuleb läbi endaga tegelemise. Et selle väga selge stabiilsuse loomise kaudu enda sees. Aga jaa, et klammerdumist on palju, see on enesehinnangu teema. Igatsus läheb sinna samasse auku. Et mina olin mega klammerduja. Mu üks suurimaid hirme oli seal nooruspõlves, et mind jäetakse maha. Ma ei ole küllalt hea. Ja oh jumal, hoidku küll. Nii. Marju küsib veel. Kui ma teen endal rahauskumused korda ja energia on kõrgemale tõstetud, kas siis hakkab minu positiivne rahaenergiaga mu elukaaslasele positiivselt mõjuma? Üldiselt on ikkagi niimoodi, Marju, et täiskasvanud inimene peaks tegelema oma rahauskumuste ja energiaga ise. Üks konks on siin natukene see, et võib juhtuda selline asi, et sa manifesteerid teisele inimesele. Et mina olin ka selline, et kui minu energiatase hakkas siis tõusma ja ma ei olnud ennast veel stabiilseks saanud, siis juhtus selline asi, et ma manifesteerisin kõik head asjad oma mehele. Aga endale taeva pärast mitte. Et ma ise istusin seal ohvrirollis rõõmsalt edasi, aga temal kõik asjad sujusid, kõik võidud talle tulid, kõik, mis võimalused üldse. Aga see lõppes ära siis, kui ma jõudsin enda keskmesse ja tegin enda asjad, rahauskumused hästi korda ja enesehinnangu korda. Et siis lihtsalt kogu see üldine stabiilsus läks nagu paika. Nii et igal juhul siis elukaaslane peaks tegelema ise oma uskumustega. Üldises plaanis siis, kui sina teed mingit muutust ja sinu energiatase tõuseb, siis see kindlasti mõjutab ka elukaaslase olukorda, energiat, aga kas nüüd otseselt raha teemat, see on nii ja naa. Võt mul sama nagu mehele ja lastele manifesteerin ja ise saan vähe. See on siis natuke ka see teenija energia, et ma elan teiste jaoks, elan teiste pärast, et ma annaks neile kõik. Aga mis mina? Et see tuleb ära siis muuta. Ma maksin mingi summa ära ja samal õhtul sai mu isa sama summa enda arvele. Küll maa rendi eest, aga see, et ma seda sõnumit ka nägin, sain kohe aru, et ma manifesteerisin talle. Ja, täpselt nii see käibki. Aga ma soovitan jah, et nii palju endaga siis tegeleda, et ise endale siiski manifesteerida. Teadlikult on siis võimalik ka loomulikult teisi aidata, aga seda siis juba energiatöö kaudu. Aga me tahaksime ikka ise. Ja see näitab seda, et kui teie märkate lausa, et te manifesteerite teisele, siis sa oled väga ülitundlik inimene, sa oled väga võimekas, ma ootan sind väga võimete avamise kursusele, ma ootan sind väga akadeemiasse õppima FFT tehnikat, et sa saaksid hakata liigutama mägesi ja tegema väga suuri asju. Nii, me oleme küll kõik väga võimekad, aga kas sa seda tahad? Siin ongi alati see, et kas sa seda tahad. Tavaliselt me natuke kardame neid häid asju, neid suuri asju ja võimsaid asju ja vingeid asju. Ja nii see paraku on.